kuidas seda pilti saab võtta ja pilti kus ma olen? See on küll Narva maanteest aastat 41. Umbes nii, natuke küll ei sobi see pilt sellepärast, et sõda oli, aga ma arvan, et no ma ei saanud paremalt, et siis sellest ei tumesta seda asja mõtet. Tutvustus oli ära. On kuulda ka, mitte et see võib-olla kõige tähtsam oleks, et jutt tuleb natuke segane, aga lühike, aga ma loodan publiku intelligentsuse peale, et saab aru, mida ma silmas pean oma jutuga. Ja mõte oli või tähendab paluti või kuidas öelda, rääkida siis kodukoha ümbruse identiteedist ja planeeringutega tegelemisest ja sellisest muinsuskaitsest nagu oma kodu ümber, aga mul läks see asi natuke käest ära. Ma küsisin oma tuttavate käest, et mis algatuseks, et mis nende jaoks on muinsus ja muinsuskaitse üldse. Ja ma sain sealt vastused sellised, et no üldiselt on tegemist sellise esemelise asjaga, et mitte siis ideelise või mitte materiaalse asjaga, aga mina tahaks just, ma olen viimastel aastatel selle peale üha rohkem mõtelnud, et tahaksin muinsuskaitsest välja õngitseda selle mittemateriaalse poole, ühesõnaga selle osa, mis on läbi ajaloo olnud hea ja mis on kasutatav, aga mis on kuidagi inimestel meelest ära läinud, et ma nüüd proovin siis seda siit mingit pidi edasi minna. Et ma toon ühe näite, et umbes midagi sellist kipub olema see muinsuskaitse, et näiteks näitab muuseumi aknast mööda kõpsi vetkeks seisatub peen nooremapoolne proua oma lasteaiaealisele lapsele. Sellised asjad olid vanasti, siis kui su vanaisa veel väike oli. Laps vaatab ja imestab küll vaadatavat imelikku tegumoodi, arhitektuuri, riided või soengud sõltuvalt, mida talle parasjagu näidatakse. Täiskasvanud on samamoodi. Muinsus on midagi olnud, kuid kaasajal söömiseks või kandmiseks kõlbmatut, kui ehk vaid karnevalil. Rõhk on siis nagu pigem välja nägemisel, muuseumi väärtusel, mitte aga asjade olemuses. Tore möödanik, aga tänapäeval on asjad hoopis teisiti. Ise ma mõtlen, et mis see on, mis muudab vanad asjad ilusaks. Pildid vanaisast elavaks, vana linnaosa õdusaks, veel vanema põnevaks ja mõne väikse külamuuseumi koduseks. Et nüansse on kindlasti palju, aga mulle tundub, et põhiasi või see sisuline pool on see lugu, mida need asjad jutustama hakkavad. Ja need asjad muudavad elavaks. Ja minule tundub, et need asjad, need muindsuse elavad asjad, mis siis, et nad vanasti toimunud, on tegelikult ka tänapäeval olemas ja seda elu on võimalik elada. Ainult, et puudub inimeste usk sellesse, et see on läbi elatav uuesti. Arvatakse, et ela aega ja kohta inimlikuks looks. Sa pead töötama päevast päeva, nädalast nädalasse, tasuda autoliisingu makseid, mis on tarvilikud, et pendeldada laenu eest linnaäärde ostetud maja ja kesklinnas asuva töökoha vahel. Aega elamiseks jääb muidugi selle võrra väiksemaks. Need on ideaalid. Linn kipub tihtilugu eriti eestlasliku mõtte järgi olema sellise elukohaks kõlbmatu koht, kõle, olemise ruumita ja muruniitmise võimalus on praktiliselt null. Ise ma olen nagu teistanud natuke, et jah, vana vormi kandmine praegusel ajal igapäeva elus ei tarvitse elukvaliteedile märkimisväärselt positiivselt mõjuda. Aga vana hea olemine, ma arvan küll, et elame linnastumise ajal ja lootes, kellele läheb hästi, et kolides kuskile linna äärde, et siis ta saavutab sellise samasuguse romantika ja õdususe, mis oli seal, kust me tulnud olema, ehk siis külas, et see on minu meelest vorm, sest me aeg on natuke teistmoodi. Samas, kui me arvestame sellega, et me elame linnade ühiskonnas paratamatult nüüdseks juba, ja kui me hoopis need linnad muudame selliseks mõnusaks ja õdusaks, nagu see meie ettekujutuse järgi Pätsu ajal oli, et siis see minu arust on nagu see sisu pool, see, mis on selle muinsused elavaks teeb. Ja muinsuskaitsele tänu või sellele kogemusele on meil võimalik näidata neid asju, mis on tegelikult, mis olid vanasti, mis olid ammu ja mis on ka praegu tegelikult samasugused. Näiteks mina olen Tallinnast Telliskivi tänaval, see on ehitatud aastal 1931 on Tallinna tüüpi maja, see on nagu üks tahk asjad.
see, et naabrid ja kõrvalmajade elanikud ja me omakorda kõik oleme, läks hästi, meie suhtumine omavahel on hakanud üha enam ja enam meenutama seda, mis seal samas tänaval toimus 100 aastat tagasi. Või isegi mitte ainult sellest tänavas, vaid ka sellest külast tänaval, kus ma pärit olen, et see küla on vaikselt hakanud linna tulema. Et see on nagu see sisu osa. Ja muinsuskaitsel on see kogemus just, et ka halbade asjade kohas, aga tänu sellele mulle tundub, et teatud asjad on läbi ajaloo inimestele ühtviisi hästi meeldinud. Naabrus, kogukonna tugi, elukeskkond. Tallinna kultuuriväärtuste amet näiteks saab praegu kaitsta linna miljööväärtuslikke piirkondi peamiselt arhitektuurselt määratletud parameetrite alusel. Õigemini see on nagu see, mida teised asjaosalised aktsepteerivad. See on mõõdetav ja nii edasi, et ühesõnaga sellest saab rääkida. Pahatihti on aga nii, et kui mõni miljööväärtuslik ala näiteks lõpeb, nii kohe leidub hulk huvilisi, kes tahavad sinna püstitada kõrvalasuvaga mitte kuidagi haakuva kaubanduskeskuse või muu kõrvalasuvate ala lõppuva suurt liiklust genereeriva keskuse. Selmet mõelda, kuidas seda miljööalal tekkinud väärtust paljundada. Seda sama väärtust, mis tekitab selle ahvatluse kaubanduskeskust rajada ja see on see väärtus, miks üldse need miljööalad hinnas siis on. Seda muidugi ei peaks paljundama arhitektuurses mõttes kopeerides, vaid proovida mõelda selle poole, et kuidas seda väärtust, kuidas analoogselt uut asja luua. Ja seda vaadet on praegu veel vähe. Ma ei taha siin öelda, et ametnikul on vähe midagi, eks meil või paljudel inimestel on seda veel vähe. Samas ometi need samad asumid ja ka külad on järjest populaarsemaks ja hinda läinud. Ja sama asi ei ole ainult Eestis, et piisab, kui tippida Google'i otsingusse ingliskeelsed sõnad neighborhoods, livability, walkability ja siis avastad, et terve maailm on väsinud sellest enne kirjeldatud moodsast mitteelamisest ja ajaarvestusest. Näiteks ma siin ise mõtlen, et tööle võib minna nii, et raiskad 20 minutit päevast tülikale tööle minekule või nii, et saad päeva parima 20-minutilise jalutuskäigu. Kodu saab olla nii 4 korteriseina kui terve tänav või linnaasum, mis on ju tegelikult ka sarnaseid väärtusi kandav küla iseenesest. Ja kodu ise on positiivne tervin enamikele meist, kes keelab siis seda positiivset territooriumit laiendada täiesti tasuta läbi 3 maja edasi elavane Jaanile tere ütlemise või nurga peal poes lillemüüjale palju õnne sünnipäevaks soovimise abil. Mis siis, et ei tea, millal see sünnipäev on. Et see nagu on minu jaoks see muinsusväärtuse taasavastamine või kuidas seda öelda, sest vanasti oli samamoodi, kõik tundsid teine teist ja oli, see on nagu see, mida me mäletame, roheli rohelisem ja loomad oskasid rääkida. Et tore oleks, kui tulevikus saaks näha, et planeerimises, arengukavade koostamises ja muudes sellistes kohtades saab tundma elamise väärtusega just nimelt arvestamist või eelkõige arvestada tahtmist. Ja siis võib-olla saab 25 aasta pärast siin samas saalis öelda ka seda, et jah, toimus tugev linnastumine, aga positiivne oli see, et linnad tegelikult külastusid, elanikest said jälle naabrid, kogukonnad said elujõulisteks, maailm muutus jälle väikseks. Ja inimesi, kes tundub, et inimesi, kes niipidi arvavad, on järjest rohkem seesama, et see uus seltside pealetung, asumiseltside pealetung, kes väärtustavad seda keskkonda just, kus nad elavad nii arhitektuurses mõttes kui ka siis selle naabruskonna mõttes on üha enam ja enam ja need seltsid nüüd proovivadki see aasta juba alustada ka näiteks Tallinnas sellise tuleviku Tallinna pildi kokkupanemisega, et siis proovime isegi kuidagi seda maailma laiendada. Ja muinsuskaitsele seltsin jõudu ja jaksu meenutamaks inimestele, et pole olemas vanastit, hea elu on kogu aeg olnud suht sarnane. Et pärandi säilitamine näitaks üha enam teed, kuidas pärandit luua. Et selline lugu põhimõtteliselt ongi. Ma loodan, et midagi oli arusaadavat ka. Ja mul on hea meel ütelda, et 88. aastal, kui Tricolor välja toodi, siis ma olin ise ka seal muinsuskaitse üritusel Tartus. Tänan.